Tervitame taas üksteist Jumala kojas Jeesuse Kristuse nimel ja tõesti on hea meel olla siin paigas, taas uksed on avatud. Iga pühap seda võimalust ei ole, mõni on ukse taha ka jäänud siin viimasel ajal, kuna kõik pühapäevad ei ole lahti olnud, aga andke andeks. Täna on see võimalus tulla jälle Jumala kotta ja tunneme rõõmu sellest võimalusest. Psalmist ütleb psalmi 126, see tänase päeva kirjakoht, ma loen. Kui Issand tõi tagasi Sioni vangid, siis olime nagu unenägijad. Siis oli meie suu täis naeru ja meie keel täis hõiskamist. Siis öeldi pagan rahvaste seas, Issand on neile suuri asju teinud. Issand on meile suuri asju teinud, me oleme rõõmsad. Issand, too tagasi meie vangid, nagu veeojad lõunamaal, kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega, kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes oma vihke. Aamen. Vahepeal hakkas meil ka külvihooaeg pihta juba, aga näed, lumi võttis pidurit. Aga mõnel juba kurgid kasvavad, nii et ja meie elus on ka sageli niimoodi, et mõningad asju on meie elus, mida me nagu mõtleme, no millal see juhtub ja me vahel nutame ja kurvastame, aga ühel hetkel me näeme, et asjad lahenevad. Ja me võime hõisata, rõõmustada sellest. Ja siin oli ka see palveteekonna laul, mida lugesime, räägib ka sellest, et me teame, et juudi rahvas viidi vangi omal ajal ja nad olid seal päris kaua aega, mitukümmend aastat. Ja siis, kui nad tagasi tulid, neile anti võimalus tagasi minna oma koju, siis ütlesid, me näeme und vist, see ei ole päris, see ei saa olla võimalik. Me oleme nii kaua nutnud, me teame, et kui lugeda Vana Testamendil, siis me näeme, et on kirjakohti, kus seal paguluses olles need kohalikud ütlesid, laulge meile rõõmsad juudi laule. Ja ütled, ei, siin maal me need ei laula. Ja panid kandlid remmelga otsa, puu otsa tiputasid kandlid, me ei laula, siis me oleme kurvad sellepärast, et me ei saa oma kodus olla, oma kodumaal olla. Ja siis nad tulevad tagasi ja mõtlen, see ei saa tõsi olla. Ma arvan, et meie rahvas saab sellest aru natukene ka tegelikult, et kui me oleme ka olnud okupatsiooni all aastakümneid ja siis ühel hetkel me saame vabaks, siis alguses oli paljud inimesed, kes ei uskunud seda ja me ütleks, et siiamaani on see kuidagi arusaamatu ja ime tegelikult, kuidas on võimalik. Meie suur naaber ütleb, et hea küll, minge, ilma püssipauguta. See ei saa võimalik olla, me näeme, mis praegu toimub Ukrainas ja imestame seda tõesti, kuidas Jumal on meie rahvast kandnud ja hoidnud ja aidanud. Nii et oleme siis tänulikud ja teadme, et kes külvab, see ka lõikab ja tuleb kandes oma vihke hõiskamisega. Olgu meil ka seda külvamise aega, aga ka hõiskamise aega, rõõmustamise aega ja olgu see üks aeg ka täna Jumala kojas, kus me võime rõõmustada ja tänada Issandat kõige hea eest, mis tema on teinud meile. Nii, täna on meil niimoodi, et täna meil on ka Lii ülistamas ja tal on 2 laulu, kui mul andmed ei peta mind ja me saame ka kaasa laulda, kui hästi läheb. Kui saa, siis lihtsalt mõtisklege sellel ajal ja siis ka palvetage rahulikult ja kuulake. Ja tänage Jumalat. Nii et ole hea.
sirutan ma käe ja tulen sinu juurde. Mulle annad sa väe, sest sa oled nii suur. Pesed minu käe, sest oled võimas sa. Ei iial mu juures lahku sa, sest oled hea isa. Sina oled see võimas, keda appi mõja. Tõstan oma käed ja hüüan sind. Sina oled see võimas, keda appi mõja. Tõstan oma käed ja hüüan sind. Mulle valgust näitad, kui pimedad eksid teed. Ulatad oma käed ja ma kiidan sind. Sina oled see võimas, keda appi mõjun. Tõstan oma käed ja hüüan sind. Sina oled see võimas, keda appi mõjun. Tõstan oma käed ja hüüan sind. Tõstan oma käed ja hüüan sind. Amen. Liis saab jätkata, sobib nii. Nii et jääme vaikseks ja palvetame õnnistust tänase teenistuse üle. Jeesus, me täname sind, et sina oled täna meie keskel siin ja siis me tõesti täname, et sinu püha vaimul oleks ruumi tegutseda meie juures, meie keskel ja tule ja ava taevas meie üle. Issand, tule puuduta meid oma püha vaimu läbi, issand, ja tõesti, et me võiksime kogeda seda head hetke, olla vaikuses sinu ees, kuulates sinu häält, sinu juhatust ja issand, kogeda seda, et sina kuuled palveid, sina vastad meile, sina, issand, kannad meid läbi ja õnnistad. Jeesus, me täname sind, et sinu kätte võime usaldada endid ja õnnistada Jumala teenistust ja meid kõiki. Jeesuse nimel. Amen. Enne teist laulu ma mõtlesin, et ma natuke jutlustan ja räägin ka, et me käisime reedel noortekal Türil. Ja ma sain üle pika aja puudutatud niimoodi, et ma isegi ei mäleta, mis juhtus põhimõtteliselt. Sest Jumala vägi on nii suur, et ta võib sind puudutada suurelt. Ja reedel oli siis üks Hollandi pastor ja ta siis kui me läksime sinna, siis ma mõtlesin autos, et mis võib tulla, et kui tuleb midagi, siis las tuleb. Ja tegelikult Jumal teab, mis toimub, mis meie peades on. Ja see mees rääkis, kuidas ta sai päästetud ja siis see lugu oli niimoodi, et ta oli kirikus ja ta isegi ei teadnud, miks ta seal oli. Ja kui teenistus hakkas, ta hakkas nutma. Ta nuttis. Ja kui see teenistus läks, ta siis lava ette viskas oma kõik sõltuvused. Sinna lava ette ütles, mina ei taha elada seda elu, mida ma praegu elan ja mina tahan elada uut elu koos Jumalaga. Ja ma mõtlesin, et keset seda teenistust ma mõtlesin, et ma hakkan ise ka nutma, sest lihtsalt see jutt käis minuga nii hästi kaasas, et see lihtsalt läks mu südamesse niivõrd palju, et lihtsalt ja siis me läksime eespalvele ja ta ootab otsa ja ta ütles, et kas sa tahad, et Jumala vägi puudutaks. Ja mind ei ole mitte kunagi niimoodi Jumala vägi puudutanud, et ma kõikusin
seda ma ei mäleta, kuidas ma maha kukkusin, aga ma lihtsalt kõikusin, ma nutsin. Ja ma ei ole mitte kunagi julgenud teenistustel teiste ees nutta. Aga ma nutsin ja ma kukkusin ja ma mäletan, kuidas ma naeratasin. Ja ma ei tahtnud oma silmi isegi lahti teha. Ja ma räägingi teile natuke siis sellest uuest elust kristlusega. Ja kui mina hakkasin üldse kristlaseks, siis ma olin nagu, et ma ei lase ennast Jumalal muuta. Siis ma olin kõike seda kuulnud pastoritelt, et uus elu ja kõik, ja ma kartsin seda. Ja siis ma olin nagu ei, et ma mitte kunagi ei lase Jumalal ennast muuta või nii, et ma jään ikka samaks. Ja kui ma vaatan nüüd 2 aastat tagasi, kes ma olin, siis ma olen muutunud tegelikult väga palju. Ja ma loengi ühe kirjaga Rooma 12, 1 ja 2. Täna hommikul, kui ma vaatasin seda kirja kohta, siis oligi see, millest ma täna põhimõtteliselt jutlustan või räägin. Siis Rooma 12, 1 ja 2. Ma manitsen teid nüüd, vennad, Jumala suure halastuse tõttu andma oma mainekeha elavaks, pühaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ärge saage maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks meeleuuenduse teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täielik tahtmine. Amen. Ja see ongi see, et Jumal tahab, et me oleme tema moodi. Ta ei taha, et me oleme mingid avatud, me võime avatud olla maailmale, aga tegelikult, kui ma vaatan tänapäeva noori, siis nad, isegi kui nad on kristlased, nad võivad liikuda samm edasi juba patu poole. Ja reedel ka ma jäin mõtlema, et kuidas sa saad olla Jumalaga, kui lihtsalt kõik on, sa tunned, kuidas kõik nagu muutub sinu ümber, sa ei saa sellega kaasas käia. Ja siis tuleb järsku midagi, mida sa ei taha, et tuleb. Ja tegelikult Jumal ütlebki, et mul on plaan ja seal plaanis on takistusi. Ja sa saad nendega hakkama, sa ületad koos minuga, kui sa oled minuga. Ja need muutused, kui need tulevad, need tulevad. Me ei saa sinna mitte midagi teha. Et ja pärast seda, kui me jõudsime siis reedel 12 koju, siis ma mõtlesin selle peale pidevalt niimoodi ja siis hommikul, kui ma üles ärkasin, ma mõtlesin, et mis juhtus, et nagu teised silmad oleks avanud minust. Et Jumal ongi see, kes muudab sind mitte halval teel, vaid uuel teel. Nii et ja kui täna Türil ülistus oli, siis me just naersime, et mina nägin siis klaverimängina, ma nägin ühte pastorit ja siis minu vanemad naeravad selle üle täielikult, siis ma olin nagu, et mina olen see, kuidas mina näen. Ja siis nad on nagu, et ei, me näeme üldse teist inimest, et Jumal näitabki meile, et mida meie näeme. Ja mida tema tahab, et meie näeks. Nii et järgmine laul on laul, mida kõik oskavad kaasa laulda. Ja võitud kuningas. Võitud kuningas, püha olid sa, kõik loodu kiidab sind, meid juhid valguses, poeg peitub imetus, soo võimsa häälest, suur oled
sind kiidame nii suur, oled sa. Kõik näevad siis, kui suur oled sa. Suur oled sa, sind kiidame nii suur, oled sa. Kõik näevad siis, kui suur oled sa, Jeesus. Ma oli, on ja jääb. Ja aeg on tema käes. Ta teab, mil lõpeb kõik. Ta teab, mil lõpeb kõik. 3 üheks tema sai. Isa, Poeg ja Püha Vaim, nii lõvi kui ka tal, lõvi kui ka tal. Suur oled sa, sind kiidame nii suur, oled sa. Kõik näevad siis, kui suur oled sa, Jeesus. Suurim nimedest, tulgu südames, me kiituslaul nii suur on sa, suurim nimedest, tulgu südames, me kiituslaul nii suur, Jumal sa. Suur oled sa, sind kiidame nii suur, oled sa. Kõik näevad siis, kui suur oled sa. Thank you, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Jeesus. Isa, ma tänan sind tänase päeva eest, et kogu hing siin saaks puudutatud. Isa, puutu igat ühet sõna. Kiitos sulle, issand. Isa, puuduta igat südant, mis siin täna on. Kes ei saanud tulla, puuduta igasid, kes on haiged. Isa, puuduta. Isa, las sinu vägi tuleb meie peale. Suur oled sa, sind kiidame nii suur, oled sa. Kõik näevad siis, kui suur oled sa. Suur oled sa,
kõik näevad siis, kui suur, oled sa. Tänu kiitus sulle, issand. Näevad siis, kui suur, oled sa. Aitäh, Liile, tänu Jumalale nende ilusate andide eest, mis inimesed on andnud, Jumal on inimestele andnud. Ja me teame veel teisi laululapsi veel, siin mitmeid, kes väga hästi laulavad ja Jumalat ülistavad. Aga tänasel päeval me tahaksime Jumala sõna avada ja tegelikult ma ütleks, et Lii jutustas pool ära juba. Aga see oli nii huvitav tegelikult, et üks mõte hakkas nagu minus siin nagu esile tulema ja siis ma sain oma jutluse nagu ettevalmistusega juba ühele poole. Ja siis ma läksin hommikul vaatama Elva teenistuse ülekannet ja loevad täpselt sama kirja kohta. Ma küsin, kuidas nad teavad, et seda lugeda täna? Ja siis tuleb välja, et see on tänane piibli kirja koht. Ja see on huvitav, seda enam huvitav on see tegelikult, et Lii rääkis samast asjast tegelikult praegult ka. Et ma usun, et Jumala vaim tahab midagi meil esile tuua tänase päeval ka. Nii et olge siis kõrvad lahti, Eesti vaimukõrvad ka, mitte ainult tavakõrvad ja ma püüan hästi selgelt rääkida, et ma ei hakka väga siin pehme keelega kõvasti rääkima. Aga see on Filippi kirja 3. peatükk ja ma loen salmid 10-16. See on Pauluse kiri filiplastele, 3. peatükk ja siis loen 10-16. See on üks pikem lugu, aga loeme ühe lõigu sellest. Ja apostel Paulus ütleb, ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surmas varnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. Mitte, et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Vennad, ma ei arva endast, et ma olen selle kätte saanud. Ühte aga ma ütlen. Ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun eesoleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Kes meist on täiuslikud, mõtelgem just samal viisil. Ent kui te mõtlete midagi teisiti, küll Jumal ilmutab teile ka selle. Ometi, sealt, kuhu oleme jõudnud, astugem edasi sama rada. Aamen. See on Jumala sõna. Me oleme peagi astumas kannatusnädalasse. Nädala aja pärast on juba, järgmise pühapäeval on juba kristlik maailm tähistab palmipuude püha. Ja siis hakkab see vaikne nädal pihta, mis on reedel, on suur reede ja vaikne laupäev ja siis ka 2 nädala pärast juba tähistame ühiselt koos ka ülestõusmispühi. Ja nii apostel Paulus kui ka Uus Testament räägib meile ja ta toob meie ette pildi Kristuse eeskujul. Ta räägib Kristusest. Ja mõeldes selle peale, et Kristus tegelikult elas ka, tema on nagu üks eellugu meile. Jeesus sündis väikese lapsena. Ta ei ilmunud kuidagi suvalisest kohast, vaid ta sündis Jumala tahte läbi. Ja ta hakkas noorest peale juba õppima kasulikke oskusi, õppis pühakirja, õppis töö tegemist
õppis koolis käimist ja ema-isa aitamist ja õdesi-vendasi aitama. Ja kui ta ühel hetkel oli mõistnud, mis on tema tegelik missioon siin maailmas või Jumala plaan tema elu jaoks, siis ta astus sellesse. Ta hakkas sellega pihta. Me teame see pulmalugu, kui Kaana pulmas oli ja Jeesus läks oma ema ja sõpradega peole, siis neil sai seal vein otsa, tuntud kidakoht. Ja siis Jeesuse ema tuleb sinna ja ütleb, mida Jeesus iganes ütleb, seda tehke. Ja Jeesus ütleb selle peale, naine, mu tund ei ole veel tulnud. Ta tundis, et ta veel ei ole õige aeg oma kutsumusse astuda. Aga ühel hetkel ta astus välja, ta sai aru, et jah, nüüd läheb see käima. Vahel meie elus on samamoodi. Me ei tea, miks me siin elame. Aga ühel hetkel käib üks kleps ja me saame aru, selleks ongi Jumal mind loonud. Selleks on ta mind õpetanud, selleks on ta mind kasvatanud. Selleks olen ma ka nende eelnevad olukorrad läbi pidanud elama, et ühel hetkel ma saaksin Jumala kutsumuses olla. Mis iganes see on, küll Jumal teab ja ilmutab meile õigel ajal. Jeesus oli Jumala pojana väga andekas. Ta oli andekamaid inimesi üldse, võiks öelda. Ta oma elu missiooni viis ellu 3,5 aastaga. Sa oled juba kauem elanud, mina ka. Ja tundub vahel, et nagu üks luulesalm ütleb, ta suri vara ära, ta töö jäi pooleli. Jeesuse töö sai lõpetatud. Ta ütles ristil, kõik on lõpetatud. Meil on mõistlik elada selliselt, et meie töö saab ühel hetkel lõpetatud. Tuleb õigel ajal alustada. Kui Jeesus oma plaani täide viis, Jumala plaani täide viis, siis ta läks läbi erinevatest olukordadest. Ta tuli läbi minna kiusatustest, raskustest, katsumustest, kannatustest. Ja ega tema elu ka lõppes lõpuks surmaga, ristisurmaga. Ja see on väga sarnane inimese eluga. Me samamoodi. Me sünnime, me kasvame, õpime, elame ja ühel hetkel ongi kõik läbi. Mitte keegi pole maa peale jäänud veel siiamaani. Aga Jeesus räägib ka oma elu läbi seda, mis edasi hakkab juhtuma. Jeesus oli hauas. Meid pole see ka hauda. Kelle hästi läheb, pole see mulla alla. Kelle nii hästi ei lähe, võib-olla saab tuhaks, ei tea, puhtataks laiali. Aga see ei ole ka kõik veel. Jeesus tõusis 3. päeval ülesse. Seda juhtub meiega ka samamoodi. Me tõuseme ka ühel, piibel räägib sellest. Me ei jää keegi sinna tuha alla ega mulla alla. Me tõuseme ülesse. Ja siis läheb ka elu edasi veel. Ja need, kes Jeesusega on, need saavad temaga koos igavesti olla. See Jeesuse elu on üks eeltähendus ka meie eludele tegelikult. Ja see on nii hea, kui me seda ära ei unusta tegelikult oma igapäeva toimetamiste keskel. Kui Jeesus oli üles läinud Õlimäelt ja jüngrid vaatasid taevasse, pilv veel oli veel seal, Jeesuse vadi võib-olla pilve peal kuidagi oli veel, Jeesus oli minemas ülesse, siis 2 valgesriidest meest oli tema kõrval, nende jüngrite kõrval, ja ütles, mida te mehed selle üles vaatate? Jeesus tuleb ühel päeval tagasi samal viisil. Teie minge kuulutage evangeeliumi, tegutsege. Täitke seda missiooni, mida Jeesus oli alustanud, aga teie osanud edasi viia see. Ja ühel päeval ta tuleb tagasi. Meie elu suur küsimus peaks olema, kuidas sel päeval temaga kaasa saada, kui ta tagasi tuleb. Mida ma pean selleks tegema? Apostel Paulus, kelle kirja me lugesime just, on üks tolle aja parimani õpetatud juudi teoloogia. Ta võiks olla üks nagu professor teoloogia alal. Ta oli parimad õpetajad, tema oli lapsepõlvest peale juba kõiki kombed täitud täpselt nii, et midagi ei saa halba öelda. Ja kui lugeda Filippi kirja pisut eespoolt, siis ta loetleb oma saavutusi judaismi järgijana. Ja
Ja siin ta 3. peatüki 5. salmist ütleb, ma olen ümber lõigatud 8. päeval, täpselt juudi kombe kohaselt käis. Ma olen Iisraeli soost, Benjamini suguharust, Heebrea rahvast sündinud, Heebrea mees, seaduse järgi variser, innukese poolest koguduse tagakiusaja, seadusest tuleneva õiguse poolest laitmatu. Et päris pikk loetelu. Tolle aja nagu parimad, miks öelda, soovituskirjad nagu juures siin, et mida tuli teha ja olla ja kuidas tuli elada juudi usu järgi tegelikult. Ja apostel Paulus ühel hetkel hindab oma tõekspidamised ümber. Ja ta ütleb, kuid mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. See salmis 7. Ja see on huvitav tegelikult, me inimestena elame tegelikult väga sageli isikliku kasu eesmärgil. See lapsed juba hakkavad küsima, mis ma selle eest saan, et ma selle asja ära teen. Aga miks ma pean koristama, mis ma selle eest saan? Ja inimeste sees on see kohe oma kasu sees. Mina tahan ikka rohkem palka saada, kui see teine mees saab. Miks tema rohkem saab? Ja me niimoodi elame kogu aeg ja mõtleme. Aga apostel Paulus ühel hetkel tal mõte kuidagi läks teistpidi käima. See ei ole mulle kasulik, see, mis ma siiamaani olen tähtsaks pidanud. Sest Kristus on minu ellu tulnud ja tänu sellele on hoopis muud eesmärgid ja motivatsioon mul tegutseda ja elada. Ta mõistis, et see maapealne elu on alles väike sissejuhatus tulevasele elule igavikus. Ta mõtle peaga. Sulle antakse iga kuu antakse palka. Kelle hästi läheb? Nii hästi läheb, saab pensioni, mõni saab toetusraha, mõni ei saa üldse mitte midagi. Aga midagi ikka saada. Ja sulle antakse võimalus seda kasutada. Nii selliselt, et sa järgmise palgapäevani või selle päevani vastu peaks kuidagi hakkama saaksid. Aga mõtle, kui sa seda hästi teha oskad juba, siis Jumal annab ühel hetkel sulle võib-olla 500 000. Või sa saad igavikus võib-olla palju suurema ülesande. Maa peal seda oskasid hästi jagada seda asja. No, mis siis probleemid? Nullid on, paneme taha mõned. Et see on see, mida me õpime tegelikult oma igapäevases elus. See ei ole ainult see isiklik kasu, mis meid motiveerib. Me peaks motiveerima see, et me saame midagi, mida me maa peal oleme hästi selgest saanud, saame igavikus edasi teha. Ma usun, et Liia on kõva ülistaja taevas kohalt ühel päeval. Ma ei tea, kandlega või kitarriga vahet pole, aga ta seda asja on siin juba maa peale harjutamas. Ja see läheb igavikus edasi. Me rajame nagu tegelikult alust igavikule ka siin maa peal juba ja minu meelest väga tark on mõelda selliselt, et me ei lõppe surmaga. Sellepärast ei lõppe surmaga, et Jeesus ärkas ülesse. Tema äratati ülesse ja meie ärkame ka ülesse. Mulle tundub, et enamus tänapäeva inimesi ei ole sellele mõttele pihta saanud. Ja meid ümbritsev elu sunnib meid kogu aeg tegelema oma elus hoidmisega. Ja rohkemaks parakult ei jää enam aega ega energiat kahjuks. Ja ma mõtlesin, et selline, ma ei taha öelda, aga see on selline vaenlase võib-olla lõks ka. Ta püüab meid ära koormata igapäeva elu muredega, et me üldse nagu Jumala peale poleks aega mõelda. Küll tulevad mured siit maailmast otsast ja sealt maailma otsast ja küll kuskil väris, siis uputas midagi ja siis keegi tegi mingi börsil midagi, börs läks alla ja no, mis kasu sellest on, mis sellest tähtsus seal on igaviku mõttes tegelikult. Meie igapäeva mured ei tohi meid kontrollima hakata. Aga kui me ajame taga isikliku kasu, siis sageli pole aega enam teiste jaoks. Pole aega lähedastega, sõpradega suhelda, veel vähem kirikusse minna ja
ja kogu aeg hoia nagu kardinad kinni igaks juhuks, et äkki mingi paha uudis jälle tuleb sisse, et tableti sisse ei saaks. Aga Paulus oli see mõttemuutus. Ta ühel hetkel mõistis, et midagi tuleb jätta selja taha ja koos Kristusega edasi minna. Mul on täna sulle, armas hea kuulaja, üks hea sõnum. Need ei ole takistuseks Kristusele tulekuks. Kogu see meie ümberlisev maailm ei saa takistada meid tulla Kristuse juurde. Apostel Paulus seda kirja kirjutades Rooma vanglas, rauast ahelatega, seina küljes kinni, pime, must, külm, pool näljas. Ja temal on pakkuda julgustust Filippi usklikele. Ta kirjutab 3. peatüki 1. salmis, viimaks veel, mu vennad, rõõmustage issandas. Ja Filippi 4. peatükk, 4. salm, olge ikka rõõmsad issandas. No mõtle peaga, kui sind ahelasse pannakse, olles sa kuskil seal linnavalitsuse keldris, rotid jooksevad ja tolmu külma, ämblikud ka veel. Ja siis ütled, olge rõõmsad, poisid! Olge ikka rõõmsad, sest see ümbritsev, see on köömes selle kõrval, mis mind on ootamas. Siis kui ma Kristuse juurde saan ühel päeval. Vaat see tasub siin kannatamist natuke aega, mis ma ikka elan siin, mõnikord aasta elan võib-olla. Aga siis, mis ootab mind, terve igavik ees. Selle nimel tasub pingutada ja elada. Olge ikka rõõmsad. Kes on lugenud rohkem piiblit, teab, et apostlitegude raamatus on lugu, kus apostel Peetrus on vangis Jeruusalemmas ja ootab oma hukkamist. Hommikul tuleb kohus kokku ja siis oli mõte, et lööb tal pea maha. Ja öösel Peetrus magab rahulikult und seal ahelas. Ja siis ta ingel lööb talle vastu külge ja ütleb, kuule, mees, mis sa magad siin, tõusi ülesse, ma viin su välja. Ja siis Peetrus mõtleb, on see unenägu, unes või ilmsi, uksed lähevad lahti vaikselt, kõnnib esimesest väravast läbi, rauduksed lähevad lahti, teisest välja, lõpuks vaatab tänaval, vaatab, et ingel kadunud. Kus ma lähen nüüd? Ja ta läheb koguduse majja ja võib-olla Paulus mõtles seal vangis olles Filippis, Roomas. Peetrus sai välja, ingel tuli. Kus minu ingel on täna? Miks mina pean siin ahelas olema kinni kannatama? Ma tahan, et ingel tuleks ka minu juurde praegult ja lööks mul vastu külge ja ütleks, Paulus, mis sa magad siin, lähme välja. Ei tulnud kedagi. Kas Jumal on mu maha jätnud? Aga apostel Paulus oli mõistnud seda, et see kannatuse viletsus ei suuda lahutada Jumala armastusest. Ja see olukord ei röövinud tema rõõmu Kristusesse. Vaat see on tase. Selle poole tahaks ise ka püüelda. Et ei hakkaks nagu vinguma asjade pärast, mis pahasti on, vaid öelda, tead, see maine värk, ühel hetkel on niikuinii jäänud maha kõik mul. Aga vaat, koos Kristusega saab varsti koos olla. Vaat seda ma igatsen juba. Ja mul ikka eeskujuks mu oma isadega, kes alati räägib, parem aeg on ees. Midagi läheb mul viltu bussi seal, midagi tegime koos. Ära muretse, parem aeg on ees, siis lähevad asjad korda jälle. Ja mõtlen, küll on vahel, kui Jumal kingib meie teele ka sellised rõõmupalle, nagu öeldakse, kes tulevad ja ütlevad sulle ja rõõmustavad, julgustavad sind, isegi siis, kui kõik nahka läheb. Ütleb, ära muretse, natuke kannatamist veel, varsti saame koos taevas laulda ja siis sega meid ükski koledus ega hirm ega häbi või viletsus meid. See oli ka esimest algkristlaste kogudusel oli ka üks suur jõuallikas ka olla kiusatuste või tagakiusu keskel ka. Nad ei murdunud maha sellepärast, et nad teadsid, et nagu Jeesus ütleb ka, et kartke neid, kes teid võivad põrgusse viia, mitte neid, kes teid vaevavad. Vahel Paulus räägib ka sellest, et on olemas kahte moodi mõtteviise. Üks on lihalik mõtteviis
ja teine on vaimu mõtteviis ja Rooma kirja 8. peatükk ja 6. salm räägib sellest. Ja seda me kohtame ka tänasel päeval ka meie ümber vaadates, et on asju, on inimesi, kes mõtlevad nagu oma kasu eesmärgil ja on ka neid, kes mõtleb laiemalt. Algul loetud kirja kohta annab ka ühe hea võtme meil tänaseks päevaks. Apostel Paulus ütleb, unusta ära. Unusta ära see vana, see minevik. Jumal on meid selliselt loonud, et me ajula võime unustada asju. Vahel on see hea võime, vahel on halb võime. Aga see funktsioon on meie aju sisse pandud looja poolt. Ja paljud asjad lähevad lihtsalt meelest ära. No nagu see Hiiu nali oli, et mees ütleb 3 asja, ma hästi ei mäleta. Esimene on see nimed, ei jää mulle hästi meelde, ei tule meelde. Teine on numbritega raskusi mul. Vaata see 3. asja, ma enam ei mäleta, mis see 3. oli. Aga see on hea vahel, kui hästi ei mäleta. Tahaks rääkida kellegist, oota, mis see inimene tegi, et ma ei mäleta, mis see nimi oli. No, jäigi rääkimata, vaata hea. Et mõtlesin selle peale, et apostel Paulus räägib unustamise nipid teadlikult. Ta unustab ära asjad, mis tema tuleviku osas ei määra mingit rolli tegelikult. Mõni räägib oma nagu patust elu kogu aeg. Vaata, ma olin seal pätt ja kaabakas ja joodik ja mis ma kõik tegin. Unusta ära. Sa elad Kristused nüüd. Jumalal on midagi paremat sulle. Et apostel Paulus ütleb, vaata, kui auväärne päritolu mul on. Ma olin seukene mees sellist suguvõsast. Mul on koolidiplomid ja kraadid millised, imelised. Ja mul ametialane karjäär oli hästi kõva. Mul on tunnistused ja aumedalid presidendi käest ja kust iganes veel, keisri käest. Ja ütleb, et no, mis kasu mul sellest on? Neist ei ole pole suurt kasu, kui ma tahan saada osa Kristuse väe suurusest. Jumala ees ei loe see, mitu kraadi sul on. Või mitu paberit sul taskus on või diplomit. Või kus suguvõsast sa pärit oled või kes oli su vanaisa, oli ta keisar või oli sul kes iganes. Jumala ees ei maksa see midagi tänasel päeval. Maksab see, kas sa kuulud Kristusele, kas sa oled teda oma ellu vastu võtnud või mitte. Kas ta on sind võtnud oma lapseks, kas ta on sinu nime pannud oma eluraamatusse kirja või mitte. Selles on küsimus. Sest see on see, mille alusel võetakse inimesi taevasse ühel päeval. Ei küsita, mitu diplomit, mitu ülikooli sa läbi käisid. See ei loe enam seal. Küsitakse, kas Kristus tunneb sind, kas ta on sinu eest, kas sa oled oma elu talle andnud üle, kas su nimi on taevaraamatus kirjas. Apostel Paulus, ta ütleb, tahan osa saada, tahan kasu saada Kristuse väe suurusest. Ma tahan saada kätte seda võiduvärga, mille Kristus on mulle valmis pannud. Ja mõnel on juba see käe ulatuses juba. Ma valli juba ootab niimoodi, ma tahaks juba kohe minna Kristuse juurde, osa saada aupärjast, võidupärjast. Ma tahan lahkuda siit elust võitjana koos Kristusega. Paulus ütleb, et ta ei ole veel päris lõpuni aru saanud kõigest, aga ta on liikumas eesmärgi poole. Ma arvan, et meil ei tasu ka muretseda väga selle pärast, kui me kõigest aru ei saa, mis piibel kirjutab. See on lihtsalt normaalne. Apostel Paulus ka ei saanud aru isegi, ta oli haritud mees, teoloog, milline. Ja ütleb, ma ka kõikest aru ei saa, aga ma olen otsustanud edasi minna. Ja me kõik oleme tegelikult erineval kohal ka sel teel, kes on juba teeb oma esimesi samme usuteel, mõni on käinud aastaid, teine aastakümneid. Aga me oleme minemas edasi, me ei jäta pooleli. See ei sega meil edasi minemast. Tihti tekib meil küsimus,
miks üks või teine olukord meie teele tuleb. Vaata, me ei teagi neid miksi küsimusi, ei tohi väga küsida, ega me ei saagi teada kunagi. Vaid me tuleb küsida, milleks need on meil ellu tulnud. Vahel on keeruline see, et me oleme sunnitud suhtlema ka mõne keerulise inimesega. Aga see ei sega meil edasi minemast. Me läheme edasi, sest Jumala rahvas Kristusega on edasi liikuv kogukond. Ei ole ära surnud Jumala rahvas tänasel päeval ka ei Tõrvalinnast ega Eestimaalt ega maailmast. Kogudust läheb edasi. Jumala rahvas on kogukond, mis liigub edasi. Ja siis tõstab apostel Paulus näpu püsti. Oled sa näinud sellise inimesi, kes seda näpu püsti ja ütleb, ma nüüd sulle ütlen. Ma sulle ütlen. Meil oli Kanadas hästi tore, üks vana tädi oli 104-aastane. Ja see oli nii vahva tädi. Nägu tuleb kavalaks, ütleb, ma teile nüüd ütlen. Ja ta alati oli selline tarkuse teda kohe, nagu kohe pärlkuld paagnal. Ja Paulus tõstab ka käe üles ja ütleb, aga ma ütlen, ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Algkeeles on püüdlemise asemel sõna pingutamine. Meile see sõna vist hästi ei meeldi, ma tõlgite ringi nagu, ma püüdlen. See nagu leebe, ma teen, ma püüan minna, äkki ma kuidagi õnnestub. Ei ole. Pingutan, ma pean pingutama. Ja meie loomus on selline, et me ei viitsi pingutada tegelikult. Kuidagi saaks ikka lihtsamalt taeva uksest sisse, üle aia sealt või kuidagi sealt, küll Peetrus häda tunneb, mul ukse peale laseb sisse. Aga ma pingutada nagu ei viitsi hästi. Ja tegelikult meie usuelus on palju selliseid kohti, kus me peame ennast sundima tegelikult ka. Ei tahaks pingutada, nii raske on piiblit lugeda, ei jaksa, nii raske raamat ka, ei jaksa hommikul võtka käega võtta kapi pealt. Et aga vajab pingutust või varem üles tõusta või täna ei õnnestunud, ma toin homme uuesti, äkki siis jaksan jälle. Aga ma ei jäta järgi. Aga ilma pingutuseta me ei saa võitu kätte. Vaata, see on selline nippan asja juures siin. Me peame pingutama. Ja see kehtib isegi kristlaseks olemise juures. See on järjepidev tegutsemine. Ma võin ebaõnnestuda vahel, aga jätta pooleli. Uues testament kordab sageli sportlase kujundit. Ja täna pole mahti võib-olla kõigil kirjakohtade juures olla, aga näiteks 1. Korintuse 9. peatükk, salm 24-27 või Hebra 12, 1 ja 2. Ja piibel kasutab ka sõjamehe kujundit. Me peame olema treenitud selleks, et saavutada võitu. Ühtegi sõdurit saadeta rindele ilma välja treeninguta. Öeldakse, need vennad, kes kohe püssi kätte saavad, need surevad esimese 3 minuti jooksul ära. Nad valel ajal tõstab pea üles ja lähevad istuvad vales koos maha. Me peame olema treenitud selleks, et oma eesmärki täita. Ja sellest tuleb õppida. Et olla hästi treenitud, tuleb ka palju õppida. Me teame, et kes valesti on treeninud ennast, võivad vigastused tulla, et sportlaste puhul on see. Ja mõnigi muusik näiteks on ütelnud, et ta on õppinud viiulit valesti käes hoidma, et ta ei saa enam kõiki noote võtta kodanikult täiesti. Et kui valesti on treenitud midagi, siis on nii raske ümber õppida. Aga seda treenimine on tähtis. Me tahame saavutada eesmärki, me peame selle nimel pingutama. Tänane küsimus on, oled sa valmis? Ma ei näe käsi. Oled sa valmis pingutama? 1, 2, 3, 4, tuleb 5, 6. Väga hea. Ma usun, kõik tahavad pingutamist, kõik tahavad treenida ennast, et paremaks saada. Ükskõik mis alal tegelikult. See, kui sa õpid ühes osas, ühes alas, ühes aines tublimaks saada, see tegelikult aitab ka teistes osades tegelikult siin kaasa minema. Käisin paar aastat tagasi Tapa sõjaväelinnakus perepäeval. Ja mu näimespoiss andis proovida oma varustust mulle selga.
pähe tuli paks kiivide panna, seljakott oli 40 kilo, siis oli suur relv kätte antud veel, üle veel 5 kilo oli vist, 7 kilo vist oli, siis laskemoon, värk ja asi, kõik. Mul oli paanikahoog peale. Ma mõtlesin, kui nüüd on mobilisatsioon ja öeldes, et Margo, siin on sinu varustus. Kui kaugele ma jõuan siis? Ma saan 3. puuni ja kukun seal hingetuna maha. Ja sinna ma suren. Ma mõtlesin, et ma peaks treenima hakkama. Äkki tulebki see kutse. Margo, lähme rindele. Ei jaksa tulla, mul käed nõrgad. Ma ei jaksa joosta ka. Nii kurb saatus on mul. Siin ma peagi surema. Selle raske koorma all. Äkki peaks midagi ette võtma, et saad füüsiliselt tugevaks saada. Äkki peaks trenni tegema hakkama. Ma jooksmas minema. Kahjuks pean tunnistama oma häbiks. Seda eesmärki ma saavutanud veel ei ole. Ma pole isegi lihtsalt liikuma hakanud. Äkki peaks. Kui pole siis selget eesmärki, ega siis ei pinguta kah. Ja sa ei saavuta ka mitte midagi tegelikult. Üks mu sõber tahtis saada noorena kuulsaks tennisemängijaks. Ta vaatas Wimbledoni neid ülekandeid ja mõtles, ma tahan tennisemängijaks saada, ma tahan ka Wimbledoni minna mängima. Ja ta läks trenni, isa viis ta trenni, mängis päris hästi tennist juba, aga ühel hetkel mõistis, et tead, ma olen selline keskpärane mängija. Ma ei suuda saada kunagi nii võimsaks, nii tubliks, et seal Wimbledonis mängida. Ja peale kooli lõppu ütles isa, et meie peres on niimoodi, tüdrukud lähevad õppima kunsti, poisid lähevad tehnikakooli majandust õppima. Ja sinna ta ka teada jäi muidugi. Ta tahtis tegelikult ise kunstikooli minna, aga isa ei lubanud, seda ole majandust õppima, see on normaalne meeste ala. Aga Jumala plaanis oli see mees sees ja kutsumuses on täna ta ka Jumala riigis tööl ja teenimas kaasa vaimulikus töös. Jumala plaanis oli isegi sees, et isa ütles, et minna sinna, mitte sinna, kus ise tahad. Jumal kasutab meid ka siis, erineval viisil. Sattusin eile ühe artikli peale. See oli Delfi spordilehes. Võib-olla mõni märkas ka, see oli 1. aprilli artikkel. Maailma kõige raskemast maratonist. Kas mõni luges seda, ei lugenud? Ei lugenud. Lea luges, ma tean. Ja see maraton, kus sellel aastal ei olnud mitte ühtegi lõpetajat. Keegi ei jõudnud lõpuni. Ja mõni pidaski ta aprilli naljaks. See ei ole võimalik teha selline maraton, kus ei ole mitte ühtegi lõpetajat. Aga ma hakkasin uurima. Selgus, et see tõesti toimub igal aastal. See 40 aastat juba juhtunud niimoodi. Ja 36 esimese aasta jooksul oli ainult 15 lõpetajat, kes jõudis finišisse. Ja see on Barclay maraton Tennessee osariigis Ameerikas. Ja see on selline huvitav maraton. Mõni osaleja mitu korda lõpetanud selle. Aga see on selline maraton, mis öeldakse päev ette, millal see lahti läheb. Keegi ei tea, millal see algab. Ja kui sa oled osaleja seal ja oled juba varem kohale jõudnud sinna päeva, varem saad kaardi kätte ja sulle ainult antakse kompass ja kaart ja siis on aeg antud ka. Ja siis sa saad tund aega varem teada, millal start on, mis kell start on. Et sa oled nagu ühe päeva istud seal vahehulikult, kõlgutad jalgu, sa ei tea kunagi, millal see start tuleb. Tund aega enne öeldakse, et tunni aja pärast nüüd läheb käima. Ja siis on 60 tundi jutti, pead sa olema maastiku peal ja erinevates
rasketes tingimustes. See rada on nii raske ja nii kuidagi metsik loodus, üles-alla igapidi, nii et vahepeal nad roomavad seal täitsa kohe, et mäest üles või alla saada läbi tihnikute. Ja see on 160 kilomeetrit umbes. Ja sul ei tohi ühtegi abistajat olla. Üks abistaja sul olla, see ainult vaatab seal, kui see kaugel lehvitab vahepeal sul natukene. Kui sa oled ära eksinud metsas, siis 24 tundi sa ei tohi endale abi kutsuda. Sa pead hakkama saama 24 tundi. Nii et sa pead seal metsas olema siis kus iganes metsikus looduses ja pead 3 ringi tegema. Ja siis sa kaardi peale märgitud 10-15 kontrollipunkti, kus on peidetud üks raamat. Sa pead raamatu üles leidma ja raamatust kädistama välja selle lehe külje numbri, mis on sul numbriks kõhu peal. Ja huvitav on muidugi see, et need raamatute pealkirjad, kust tuleb leht välja võtta, on väga masendavad. Näiteks, põhjused, miks ma ei tule tagasi. Või siis selline pealkiri, kui heade inimestega juhtub halbu asju. Ja nii edasi. Ja ikka leidub neid, kes on valmis treenima ja pingutama, et see maraton nagu läbi käia, läbi joosta. Mõtlesin selle peale, et see maraton, kuhu Kristus meid kutsunud, on teistsugune. Kristus teeb kõik selleks, et me jõuaksime lõppu, me jõuaksime finišisse. Ta on kutsunud meid tulema kaasa temaga. Et ma olen iga päev teie juures kuni maailma otsani. Ta on valmis meid jootma, söötma ja mida iganes tegema, et me saaksime võiduga lõpuni. Inimesed teevad tõesti trikke siin igasuguseid, et üksteist piinata või iseennast piinata. Aga Kristus ütleb, mina olen teiega, tulge minuga. Tuleme oma mõtetega veel tagasi korraks Jumala sõna juurde ja teeme siis tänasest kirjakohast väikse kokkuvõtte. Apostel Paulus rääkis meile meie eesmärgist. See meie kutsumine Jeesuses Kristuses. Me taevane kutsumine Jeesus Kristuses, mis nõuab meilt ka pingutust, valikute tegemist ja ka otsustamist. Kuid kõigel sellel on vääriline tasu ja selle nimel tasub olla järjekindel. See ei ole tühja läinud aeg, vaid see tasu väärib pingutust. Ja sa tead, sa ei ole üksinda, Kristus on sinu kõrval. Meie eesmärk on olla koos kord Kristusega, saada tema käest oma võidupärg. Ja tänasel päeval tasub meil mõelda sellele, mis viib meid Kristusele lähemale ja mis on see, mis meid takistab. Ja apostel Paulus ütleb teises kohas, pange maha kõik see, mis on koormav. Ja jookske seda võidujooksu koos Kristusega. See oli vist Hebra 12, kui ma ei eksi. Nii et julgustan teid, albsad õed ja vennad. Me liigume edasi, me ei jää seisma. Me oleme taevase kutsumise poole teel Jeesus Kristuses. Tema on meie juures. Tema armastab sind ja mind ja tahab olla meiega koos. Nii et Jumal õnnistagu, nii et ja siis pingutagem ja harjutagem koos Jeesus Kristusega ja mõelge, mis tasub ära unustada, mis tasub maha jätta tema jalge ette, et see meid ei segaks. Nii et Jumal õnnistagu ja oleme koos palves veel. Me võime tõusta, kui sa jaksad. Hea taevane Isa, me täname sind, et sina oled imeliselt meid loonud. Sina oled imeliselt ka meid kutsunud igat üksikut ja issand, sa oled tänasel päeval ka meie ette seadnud ühe suure eesmärgi, mida sina oled meile pannud valmis. Sa oled meile kõiki inimesi kutsunud sellele teele. Ja issand, kui veel mõni on veel mõtlemas, kas tulla sellele matkale, selle maratonile
või mitte, issand, ole julgustamas oma püha vaimu läbi. Issand, see on tee, mis väärib käimist. Issand, see on tee, mis väärib pingutamist ja edasi minemist. Issand, me tõesti teame, et me võime pilgu üles tõsta ka oma maiste asjade pealt, ka nii oma kasu pealt ja oma mõttemuutus ka tuua oma ellu ka sellega, et me ei vaata enam seda, kuidas ise kasu saada, vaid seda, kuidas Kristus kasu võiks saada meie elu läbi, meie teenimise läbi, meie töö ja armastuse läbi. Issand, me täname sind, et sina tuled appi meile ja õnnista Jeesus jätkuvalt. Oma lapsi kõiki, issand, meid igat üksikut. Ja Jeesus, me täname sind, et sina oled meie lähedal. Sina oled meid toetamas ja julgustamas, kui me oleme nõrkemas. Sa saadad, issand, ka oma lapsi meie kõrvale. Saadad vahel ka ingled meie juurde. Jeesus, me täname sind, et sina kuuled palveid ja issand, sina kannad meid läbi igast olukorrast. Jeesus, olgu see kõik sinu auks ja kiituseks ja issand, sind me tahame tänada ja kiita, ülistada ja oma pilgu ikku sinu peale hoida. Nii täna kui jätkuvalt järgnevatel päevadel. Aitäh, Jeesus, selle eest, mida sina oled teinud meie eest ristil surdes. Ja issand, me teame, et sa ei jäänud surma, vaid sa tõusid üles ja sa äratad ühel päeval ka meid üles. Ja issand, aita meil selle päevani vastu pidada, kui me sind ükskord näeme palgest palgesse. Jeesus, aitäh sulle tänase päeva eest. Tänu, et Jeesus, sa oled täna meie keskel siin. Kui sa näed meie südametes ka eespalveid, igatsusi, vajadusi, issand, me tahame ka need sinu kätte paluda ja issand, kuule ja täida meid tõesti oma rahuga. Issand, me oleme inimesed ja issand, me vahel hakkame muretsema ja vahel hakkame nagu kahtlema asjades ja võib-olla ei tunne nii sinu ligiolu. Aga issand, tänu sulle, et sa oled oma sõnas ütelnud, julgustavad sõnu. Palju tõotusi me võime lugeda sinu sõnast ja issand, need kannavad meid. Aitäh sulle, Jeesus, kõige hea eest. Amen. Amen. Nii, nüüd on teadete osas, võite istuda korraks, kui jaksate istuda. Siis esimene teade on laupäev, naistepäev, naiste palvepäev. See on kell 4, kõik naised, jätke meelde, kell 4 on kõik oodatud, vaba sissepääs ja meil on külalisi naistel siin ja siis tulge rõõmuga kohale ja võtke teisi naisi juurde kaasa, noori, vanu, kõiki. Siis järgmine jumalateenistus on siin 2 nädala pärast, see on siis ülestõusmispühad juba, see on, mälu ei peta, 16. aprill. 20, on nii palju juba, ei saa olla. On või? Ma ei tea, kus meil 16 oli, vist oli märtsikuu 16 oli pühapäev. 20, ma kontrollisin teie mälu, ega ta magama pole jäänud vahepeal. Ei ole, kõik on hästi. Et 20 aprill on siis ülestõusmispühad ja siis me mõtleme, kas me reedel ka midagi teeme siin koos või mitte. Mõte oli võib-olla vaataks mingit filmi. Aga siis jooksvalt vaadake Facebooki ja siis meie kodulehte. Kas veel midagi? Nad vist ei olnud. Sellega me selle osa lõpetame ja siis me kogudusel tuleme ka issanda surma mälestamise osa juurde ja tuletame meelde ka seda, mida Jeesus on meie eest teinud. Aga enne seda me lõpetame ja palvetame koos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Me igapäevast leiba anna meile täna ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele ja ära saadame kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi, au igavesti. Aamen. Nii palju Jumala õnnistus teile. Amen.